Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnussaari kiigub kaste hein. Ütle, kust määrada teha tohin, igal pool on noori õitse hein. Ütle, kust määrada teha tohin, igal pool on noori õitse hein. Jaani õhtul süüdatakse tuled, tantsuplatsil tallatakse hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab muserdatud hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab muserdatud hein. Noored mehed Jaanitule platsil võistlesid looga alt läbi ronimises. Reeglid on see, sa ei tohi panna põlve maha, tagumikku maha, kätt maha, küünarnukki maha, vaid sa pead siit alt minema läbi umbes nii, hoia korra. Võite aplodeerida. Ja mul läks jube kaua. Ma olen ka 2 meetrit pikk ja sellepärast ma ei võistle sellistes võistlusest. Temal läks aga 1,9 sekundit. Palun demonstreeri umbes. Tähelepanu. Oota, ma võtan aega ka, äkki teed parem aja ka. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Stopp. Ei, nüüd läks rohkem. Nüüd läks 2,4 sekundit. Auhinnaks selle mängu kõige parema aja tegijale on loomulikult õlut, mida on meil see valge telk enam-vähem täis. Ei ole, ta juba pani sinna, tal on mingi peenem õlu. Vot see peenem õlu on auhinnaks. Kes siin olijatest, oota, sa veel ei saa. Äkki keegi tahab üle teha, tule seisa siin. Kas keegi tahab üle teha seda aega? No palun. Ei, tubli olid. Nii, järgmine mees, mis sinu nimi on? Silver. Silver, jah. Silver, kuidas sina tavaliselt, millised on sinu Jaani traditsioonid? Vaikselt. Kas sa üle lõkke oled hüpanud? Mina ka. No nii, aga võta siis stardipositsioon sisse. Ma ütlen sulle siis tähelepanu valmis, eks ju, ja siis sa lähed. Tähelepanu, valmis olla, läks. Ei, japp. Diskvalifitseeritud. Järgmine. Meil on naisvõistleja. Aplaus naisvõistlejale. Naisvõistlejad muidugi võiksid võistelda erinevas teises klassis, aga kuna meil on võrdõiguslikkuse aasta siin Viljandis, siis võistlevad kõik ühes klassis. Ja muidugi ka sellepärast, et naised on oluliselt painduvad kui mehed, nii et naistel on üldse eelis. Võta stardipositsioon. Mis sinu nimi on? Kati. Oot, Kati, millised sinu Jaani traditsioonid on? Ütle üks põhiline, milleta Jaan ei saa? Ilma lõkketa. Ilma lõkketa. Siiamaani kõige parem traditsioon. Nii, Marguse aeg 1,9 sekundit on su ees. Tähelepanu, valmis olla, läks. Tubli, 2,6 sekundit. Tema näost pulmitseb juba teadmist, et see looga alt on läbi ronitud küll ja küll. Mis sinu nimi on? Minu nimi on Madis. No tere Madis, häid Jaane, head võidupüha sulle. Võta nüüd loogast kinni ja soorita oma sooritus. Tähelepanu, valmis olla, läks. No tubli. Tubli. Ei, kahjuks see paremat aega ei tulnud. Esimesed võistlejad olete teie. Okei. Sa ei saanud veel aru, jah? Teeme ühe siis selle. Teeme ühe proovi. Palun teie. Üks istub sinna pervele, tule istu siia. Nii. Näoga minu poole. Vot nii. Visake pikali. Siduge siit ennast nagu sellisest, no mis võte see iganes on. Nagu, no teil on täitsa valesti. Ei, mitte ümber kaela. Oot, rooli. Mine istu sinna poole. Ei, mitte selles mõttes. Näoga ikka sinna poole. Aga lihtsalt mine nats sinna poole. Vot nii, viska pikali. Viska nüüd sina ka pikali. Nüüd pange käed, vot, siit
niimoodi. Vot niimoodi. Ja nüüd, kui ma ütlen tähelepanu, valmis olla, läks, siis te sirutate üles oma parema jala ja proovite haarata teise mehe jalga ja suruda sinna üle. Just. Üle sinna pikali maha. Ja sina surud sinna poole. Sisemine jalg, sisemine jalg, sisemine jalg. Ja puusad peavadki tõusma, muidu ei saa. Puusad peavadki õhku tulema. Ja see on proov praegu, eks. No proovige. Ei te... Vaat teab põhimõtteliselt nii, jah. Tähelepanu, valmis olla, läks. Ops, maas. Järgmisena sina ja sina. Oot. Ärge selle vaiba peal kõndige. Teised mehed peavad siin istuma. Vot nii. Sina, tule, seisa siia poole natuke. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Ja olemas. Võitja on siin, kes pikali maas on ka siiski. No nii, tähelepanu. Valmis olla. Läks. Ja haaras. Kavalalt haaras. Teine, kui ma nüüd peaks kommenteerima kui spordikommentaator, siis ma ütleks, et vot kavalalt haaras strateegiaga võitis praegu, ootas ära, kuni teine mees ennast ise peaaegu siruti viskas, siis puhus ka natuke. Ja mees läks nagu kobises. Kes see võitis, jääb siia. Ta läks ära vahepeal. Nii, viimane veerandfinaal. Tähelepanu, valmis olla, läks. Jah, vot nüüd sai andnud talle väga palju võimalustki. Ja nüüd on küll niimoodi, et finaali läheb see mees, kes on mõlema jalaga võitnud. Ehk et kuni 2 võiduni käib. Aga vahepeal vahetame selles mõttes pooli, et sa saaks teise jalaga suruda. Tuleb tagasi kohe. Tähelepanu, valmis olla, läks. Ja läks, maas ta on. Nii, ühe jalaga on tehtud ja nüüd pöörake võt. Ei, mitte nii. Sina istu sinna ja sina istu siia. Oota, siis on ikka vasak jalg. Tähendab parem jalg. Kuidas nad istub peaks, et nad vasaku jalaga saaks suruda? Aga see on vasak, jah, väga hea. Vasak ongi õige. Tähelepanu. Oota, kes võitis praegu? Sina võitsid. Kui sa nüüd võidad, oled finaalis. Kui sa nüüd kaotad, sinu jaoks pidu läbi. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Oota. Ja, läks. Esimene finalist on selgunud. Mis su nimi on? Andres on meil esimene finalist. Teises poolfinaalis kohtuvad järgmised mehed. See on nüüd parema jalaga surumine. Ja jah, tegemist on traditsioonilise mustlasmaadlusega, mida on tehtud siin umbes 170 aastat. Väga hea. Kas te olete valmis? Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Ilus. Siis ma näen, et siit tuleb juba hea finaal. Nüüd tuleb istuda nii, et ei. Pöör ümber. Oot nii. Ja sina tule nüüd istu siia. Ja läks. No see on ikkagi, ütleme, et sa lihtsalt lükati minema. Okei, teeme ühe veel. Ja läks. Ja mis nüüd on siis? Mis see? Ega ma... Okei. 1-1 on tegelikult, ütleme, et on 1-1. Ega mina ei sündinud ka 130 aastat tagasi, ma ei tea, kus päris õiged reeglid olid. Nii, ja läks. Ja nüüd on olemas. Meil on finaalis Andres ja Riivo. Andres ja Riivo, teeme neile ühe aplausi veel. Finaal täpselt sama süsteemiga. Surud parema jalaga, surud vasaku jalaga. Ja kui siis on võit selgunud, siis enam kolmandat surumist ei tule. No nii, käed ilusti koos. Tähelepanu. Kas te olete valmis? Jaa. See on nagu selle Justamendi köögilaul. Võiks salvestada seda siin. Proovime ühe korra veel. Hüüavad ainult need, kellel on üpris peenike hääl. Eriti lapsed. Ja hästi kõvasti. Kui ma hüüan, kas te olete valmis, siis mis te hüüate? Okei, proovime nüüd. Kas te olete valmis? Ja Jaan Elgula teeks tipp-topp.
tähelepanu, võistlejad, valmis olla! Ja läks! Vaat need on vanad strateegikud. Lihtsalt vehivad. Ja sealt tuli, läks. Nii, teeme pöörde. On nüüd vasak jalg. Oot nii, jah? Oh, väga hea. Andres võitis Riivo ees esimese küll väga napilt, sest see tulemuse mõõtmine oli siuke nii ja naa, aga noh, kunagi ikkagi liikus ära, siis kohtunike brigaad seal Valges Majas sosistas mulle mikrofoniga kõrva, et jah, luges. Tähelepanu, kui Andres selle võidab, on ta selle mustusmaaduse võistluse võitnud. Tähelepanu, valmis olla ja läks! Ja sealt on. Riivo jõudis kannatada, mis ta jõudis kannatada, aga palju õnne. Esimene Viljandi, ma ei tea, kas see on vastab nüüd ajaloolisele tõele, aga esimene Viljandi mustlasmaaduse tšempion. Näete, kuule, see raha võtta küll või endale veel preemiaks ka. Oot! Mina siit hetkel tänan, lähme vaatame, mis järgmise seti ajal on teha mõni mõnus rahvakultuurne mäng. Senikaua aga hakkab minu selja taha vaikselt kogunema ansambel Kihnu poisid. Tantsuplatsiin tallatakse hei. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab puserdatud hei.